Üks kõige hullumeelsemaid loomi üldse. 2 ühe hinnaga. Vaata seda väikest tegelast. See näeb välja nagu tullukas. Mis? Kogu öö, tule palun. Kogu öö, pane see siia. 2, 1, ei. Me maandusime just sellele hullule troopilisele saarele, kutid, ja järgmised paar päeva hakkame ise oma toitu püüdma ja uurima mõningaid pööraseid saari. Rünnakukala on püüda kinni kõik, mis me leiame, ja kasutada jääke, et meelitada välja mõni koletis. Mul pole aimugi, milliste loomadega me kokku puutume. Aga see saab olema üks hull seiklus ja ma ei jõua ära oodata, et teid kaasa võtta. Lähme, kutid! Woo! Siin nende vete lähedal elab midagi suuremat. Natuke edasi, selles suunas. Ja ma arvan, et selle väljakutse lõpuks õnnestub meil see loodetavasti kinni püüda, kutid, järgmiste päevade jooksul. Kõik, mida me kasutame, on meie kaamera varustus siin, machete ja muidugi ka legendaarne Quick Revive. Te teate küll, ma võtan selle ainult siis, kui olen selles väljakutses täiesti põhjas. Loodetavasti, kui me nüüd tõelise eluka jahile läheme, on see relv, mida täna kasutame. Suur, vana, odaheitja. Me läheme täna jahtima suuri loomi, kes mulle toitu annavad ja loodetavasti jääb neist ka jäänuseid, millega saame järgmistel päevadel mõne koletise välja meelitada. Nii et paneme kõik asjad kokku, hakkame seda saart uurima, vaatame, kas midagi on kaldale uutud ja sealt edasi lähme paadiga merele ja alustame uurimist. See saab järgmiste päevade jooksul olema üks hull väljakutse ja hoian pöialt, et ma nälga ei jääks ja et me suudame kinni püüda tõelise koletise. Tänase päeva mõte, kutid, on see, et see on nagu toiduahela väljakutse. Ma tahan näha, kas me suudame saada oma esimese mereanni, mis meile süüa annab ja loodetavasti suudame seda jätkata. Et me saame neid jääke kasutada, ma arvan, või neid osi, mida me ei vaja, et püüda veel kala. Te näete seda, see on tegelikult mingi loomajälg. Tegelikult tuleb siia öösel üles terve hulk meremadusid ja nad munevad siia randa mune. Loodame, et me ei satu ühegi sellise otsa. Nad on ülimalt surmavad, aga tavaliselt on nad minuga üsna sõbralikud. Nad tunnevad ära, et ma olen tõeline austraallane ja siis mõtlevad, et ei, selle kutiga ma jamama ei hakka. Siin on nii palju triipuitu ja muud kraami, see on hullumeelne. Sellel saarel küttepuudest puudust ei tule, see on kindel. Vaadake siia, te näete, et see on tegelikult kilpkonna pesa, nii et seal all on kõik kilpkonna munad. Need tegelased teavad täpselt, kus nad sündisid ja nad tulevad täpselt samasse kohta tagasi. Me hoolitseme selle eest, et hoiame sellest eemale, austame loodust ja liigume mööda rannikut edasi. Vaadake siia, poisid, need on tegelikult mingid tüüpi linnumunad. Vau, mul pole aimugi, kas linnud on need munad hüljanud või mis siin praegu toimub. Me jätame need siia, uurime edasi, me ei võta neid kaasa, kuigi peekon ja munad oleksid homme hommikul väga maitsvad. Issand jumal, vaadake seda asja siin, poisid. See on täiesti hullumeelne. Mis pagan, vaadake selle asja pead. See asi haiseb jubedalt, ma hakkan kohe oksendama. Ma hoian hinge kinni ja näitan teile seda asja korralikult. Igal pool on vaglad. See on hiiglaslik poperkala. See peab olema üks kõige hullumeelsemaid loomi üldse. See asi siin, poisid, tal on toksiinid, mis on tema kehast alletatud. Tal on piisavalt mürki, et tappa 30 täiskasvanud inimest. Ja ütleme nii, et see asi haiseb jubedalt. Vaadake selle nägu, need hambad, mees, need on ikka päris metsikud. Selle on ära söönud vaglad, eraklahid ja kõik muu, mis sellel saarel on ja see haiseb. Jätame selle siia, uurime edasi, lähme. Ma saan lõpuks jälle hingata. See asi haises nii kohutavalt, aga see oli lahe leid saarel. Ma ei tea miks, aga ma leian alati kellegi pissipudelis ja see on ka soe. Okei, seda me küll endale ei võta. Vot nii. Okei, vaadake seda kalmistut siin. Terve hunnik asju. Vaata seda, mees. See on hullumeelne, mis. See on täiesti pöörane. Kas te näete seda? See on nagu kepp, aga selle taga on hunnik metalli. Aga ma arvan, et me saame seda tegelikult kasutada ilmselt järgmised paar päeva. Teeme sellest mingi relva. See tuleb lihtsalt kasuks. Okei, läheme edasi. Ma just märkasin siin all midagi. Vaata seda. Vaata selle asja nokka.
Ta oleks olnud tõeline kiskja, see tegelane jahtis siin ümberkaudsetel saartel. Loodetavasti ei lõpe me nagu tema. Me peame surnud linnule nime panema. Kuidas me teda kutsume? Anna kommentaarides teada. Ta pole enam elus, aga me saame talle ikka nime anda. Olgu, paneme ta siia, liigume edasi. Puhka raus, vend! Ei noh, see on tegelikult hullumeelne. See on suurim seepja, mille ma oma elus leidnud olen. See on nende selgroog. Vaata seda. See on mu kuradi pea suurune vend. See on hullumeelne. Kuidas need kuradi jiisid sellel on? Mis sa teed nalja? Lihtne. Minu taga pole eriti midagi, kutid. Ma arvan, et pöörame ringi ja hakkame mööda rannikut tagasi minema. Me leidsime mõned tõeliselt lahedad asjad, sealhulgas selle oda, mida saame ilmselt homme kasutada ja hunniku surnud loomi, kutid. Ma olen tegelikult selle väljakutse pärast väga elevil, sest tahan näha, kas suudan leida mõne tõeliselt erineva looma. Ma tahan püüda asju, mida ma tavaliselt ei sihiks järgmiste päevade jooksul. Aga kõigepealt teeme ühe korraliku kokkamise, loodetavasti natuke hiljem, kui leiame süüa. See ongi plaan. Meil on siin suur mana kahur olemas. Hakkame kohaliku paadiga uurima. Hoiame pöialt, et saaksime midagi kätte ja see saab olema meie tänane toit. Ja siis kasutame selle jääge, et loodetavasti järgmiste päevade jooksul mõned koletised välja meelitada. Aga ärme rutta sündmustest ette. Täna peame mingi toidu kätte saama. See on vinge seiklus. Sa näed saart minu seljalaga. Me just jõudsime kohale. On ülioluline, et me saaksime toitu. Kui me täna toitu kätte ei saa, poisid, on kõik rikutud. Lähme kahuriga vette. Vaatame, mida leiame. Lähme! Vaadake seda, kutid! Wuhuu! Milline õppetund! Wuhuu! Milline püstol! Beebi! Wuhuu! Kaome siit! Wuhuu!
See peab olema üks kõige hullumeelsemaid asju mu elus. Te nägite seda just ise. 2 ühe hinnaga. Kahju, beebi. Olgu, tõstame need paati. Meil on mõned kalad käes, aga see pole veel kõik. Me hakkame neid puhastama, sööma ja loodetavasti kasutame neid järgmiste päevade jooksul mõne koletise püüdmiseks. See siin on keiser. Vaata, kui hull ta suu välja näeb. Seest on see erkpunane. Nüüd on neil väljas paksud soomused ja siin väga teravad uimed. Ja need tegelikult jahivad liivas. Nagu näha, on nende suu üsna pikk. Nad toituvad nii, et suunavad suu alla liiva sisse. Nad nopivad üles krabisid, krevette ja muud sellist. Ja siis saime kõige pöörasema juhusliku tabamuse üldse. Te nägite seda? Tulid need trevaliid ja ma ootasin, kuni nad jõuavad just siia kohta. Nad aeglustasid ja siis käis pauk. Saime 2 ühe lasuga. Täiesti hullumeelne. Need on kuldtäpilised trevaliid. Täiesti imelised sashimi jaoks ja tulel küpsetamiseks. See saab olema uskumatu. Nii et me puhastame ühe trevali ära ja meil on siin saarel ka keiserkala ning jätame trevali natukeseks hilisemaks. Üllatame kaptenit. Anname selle talle, kui hiljem paadilt maha läheme. Viiame oma kala üles. Lähme! Lähme põõsastesse. Kogume natuke süütematerjali. Vaata neid. Ideaalne! Ei, me kaotasime just selle süütematerjali. Kas te nägite seda? Ma lihtsalt puhusin selle minema. Kurat! Olgu, peame rohkem korjama. Me ehitasime just kõige ägedama lõkkeplatsi. Hakkame selle nüüd üles kütma ja paneme selle väikese puidu põlema. Siis teeme nii, et fileerime need kalad ära, lõikame tüki liha ära ja kasutame selle skeletti, et loodetavasti järgmiste päevade jooksul mõned koletised ligi meelitada. Olgu, paneme selle asja nüüd põlema, jumal küll. Selle käima saamine ei võta kaua aega. Nii, seal see on. Seal on tulel üks pirakas kala.
selle nimel me elamegi. Aga meil on siin meie ilus kala, see lausa särab. Me kasutame selle kala jääke, et järgmiste päevade jooksul koletist püüda. Nüüd fileerime selle kala ära, pole seda mõnda aega teinud. Näitan teile, kuidas mulle meeldib kala fileerida. Loomulikult on igal ühel oma tehnika, aga minu jaoks on see parim viis. Alustan sellest, et märgin kala kontuuri ära. Alustan siit, otse selle uime alt. Lõikan ümber ja üles pea poole. Ja sealt ma peatun. Seejärel liigun saba juurde. Nüüd need trevallid, neil on sirbikujulised uimed, nii et ma tulen siia ja siis, mida ma üleval teen, on lihtsalt kontuuri märkimine. Ma ei lõika sügavale, vaid lihtsalt asetan noa sisse. Ja kui ma seda teen, lõikan lihtsalt kalast eemale. Liha selle kala peal liigub sõna otseses mõttes veel. Ma alustan sabast ja siis liigun lihtsalt kogu aeg ülespoole. Teen viimase lõike ja see peaks lihtsalt niimoodi lahti tulema. Saime selle trevallult ideaalse filee. Vaata seda. Sellel luustikul pole enam peaaegu üldse liha järel. Täna õhtul sööme selle liha ära ja seda luustikku kasutame homme, et loodetavasti mõni hiiglane ligi meelitada. Teeme teise poole ja selle kala ka ära ning siis on kõik valmis. See siin on see ilus keisrikalafilee. Meil on hunnik fileesid, mis on täna õhtul söömiseks. Uskumatult head. Lähme paneme fileed küpsema. Ma olen kohutavalt näljane. Õige! Lähen toon natuke värsket puitu, mida saame toidu valmistamiseks kasutada. Ma võtsin just need 2 korallitükki. Panen need paika koos kõigi nende värskete puutükkidega, mis me just korjasime. Need ei põle ära, nii et kõik on korras. Ja paneme need kohe peale. Need jäävadki otse tule peale. Täiuslik. Vaikselt küpsevad. Vaata, kui hea see praegu välja näeb. Meil on 2 kala küpsemas. Noh, te nägite ise täna. See oli ikka pööraselt metsik sukeldumine seal. Nägime tõeliselt ägedaid rifiliike. Meil vedas, et need 2 trevallut läbi ujusid ja saime selle topelttabamuse kätte. Ma arvan, et see on ilmselt üks kõige ägedamaid tabamusi, mis ma oma elus olen saanud, kutid. Täiesti hullumeelne. Aga homme, kutid, me läheme koletisi jahtima. Meil on kalajäänused kohe siin olemas ja ma ei jõua ära oodata, et teile näidata, mida me nendega teeme. Nii et kindlasti jääge vaatama. Ta näeb välja, et on peaaegu valmis. Võtame ta maha. Issand jumal. Serveeri see kohe siin. Vaata, kui uskumatult meie liha siin välja näeb. See on meie tulel leegiga grillitud. Proovime seda ja vaatame, kumb maitseb paremini. See siin on imperaator. Proovime seda. Liha laguneb sõna otseses mõttes tükkideks. Väga hea. Proovime seda. Imperaator. See on hea. Ma annan sellele 9 punkti 10. See on tegelikult uskumatu. See lihtsalt laguneb tükkideks. See on nii hea. Ja ma arvan, et kuna see liik polnud eriti suur, teeb see selle eriti mahlaseks. Proovime nüüd trevallit. Selle liha tundub palju tihkem. Proovime seda. See kuldnäpiline trevalli on ausalt öeldes 10/10, beebi. Me tegimegi ära. Ma hakkan selle eine nahka panema. See on esimese päeva kohta uskumatu. Kapten on sealpool ja sööb osa kalast, mille me täna saime. Ja ma annan talle selle suure trevalli, mille me topelttabamusega saime. See on sinu jaoks. Aitäh. See on sinu jaoks, vend. Aitäh. Ja. Aitäh, mu vend. See ongi täpselt see, milles asi on, kutid. Jagada saartel ja hoolitseda selle eest, et ka tema pere oleks toidetud, nagu ka meie. Näeme homme varahommikul, kui läheme koos ülejääkidega koletis püüdma. Lähme!
oleme just maandunud ühes kõige pöörasemas mangroovi metsas, kutid, ja otse minu ees on kõik asjad, mis me eile oma otsimisretkel kokku kogusime. Siin on meil see puutükk, mille otsas on natuke metalli, siis on meil natuke nööri, mille me rannast leidsime ja loomulikult meie kala, mida me eile sõime. Nüüd on plaan selline, et praegu on meil suur möön. Tahame need kalad mangroovidesse panna, et näha, kas suudame mõne suurema looma ligi meelitada. Ja siis, nagu te teate, kasutame seda pulka ja vaatame, mida me veel leida suudame, kuni ootame, et suured kiskjad kohale jõuaksid. Vaata seda, see on praegu täiesti hullumeelne vend. Siin on väga head mangroovisüsteemid. Vaata seda, kas te näete seda? Seal on väike muda krabipoeg. See on uskumatu. Ta läks just siia alla. Olgu, see on ilmselt hea märk. Ma arvan, et paneme ühe oma lõksudest siia. See puu näeb välja täiesti hullumeelne. Kõik ümbruskonna loomad tulevad siia kokku. Me ei taha, et meie kala koos loodetega minema ujub. Nii et ma tahan lihtsalt selle köietükiga, mis meil on, selle kinni siduda. Ja ma panen selle siia. Täpselt selle mangroovi juurestiku alusele. Nüüd, kui vähemalt üks krabi siit läbi tuleb, ei saa ta seda laiali rebida. Loodetavasti hakkab ta siin sööma ja me peaksime saama ta kätte. Liigume edasi. Paneme selle nüüd maha. Seal väljas on mõned suured merikarbid, kutid. Võib-olla saame mõne neist isegi oda visata. Panen selle otse ühe nende okste vahele. Nagu näete, see jääb lihtsalt mette rippuma. Siin selle suure oksa ümber paistab olevat mõned krabiaugud. Hoiame pöialt, et saame sealt mõne koletise kätte. Hakkame nüüd jalgsi edasi liikuma. Võtame oma seljakotis kepi välja ja vaatame, mida leiame. Äkki õnnestub meil mõni loom üles leida? Issand, kutid! Tegelikult on siin nende puude all mõned suured kalad. Asi on selles, et mul ei ole oda. Kui mul oleks oda, ma võiksin selle lihtsalt otse nende pihta visata. Pauh! Mida ma nüüd teen, on see, et lähen kaldale ja teritan selle kepi ühe otsa ära. Ma näen päris palju loomi. Aga ma arvan, et me peame lihtsalt veenduma, et oleme valmis, kui midagi head näeme. Algu! See on tõesti hea mees. Jah, see on väga terav. Praegu on meeletult palav. Me vajame igat võimalikku abi. See siin, quick revive. Te teate, kui ma selle võtan, siis ma sündin uuesti. Ja loodetavasti saame neid relvi, mis me leidsime rüüstamisrežiimis, kasutada, et mõned koletised kohale meelitada. Ma vajan praegu iga viimast kui tilka energiat, mis ma saada võin. Ütlen, et pole midagi, mis mulle ei meeldiks. Lähme, kiire elustamine. Ta kutsub mind jahimeheks. Siin on terve hulk lestalisi kalu. Võib-olla saan need kätte. Lihtsalt veidi liiga kaugel. Kurat! Hoia seda. Mööda läks. Rahakott, härra. Olgu, liigume siit edasi, kutid. Siit kaudu ookean sisse voolabki. Ja kõik see on täis merevetikaid. Siin peaksid mõned loomad toituma. Nagu näete, vesi taandub väga-väga kiiresti. Ma märkasin just midagi väga lahedat. See on teatud tüüpi sägakutid. Ja mida nad teevad on see, et nad kogunevad tihedalt kokku ja siis liiguvad läbi ning toituvad ja nii edasi. Aga nad on üksteisele nii lähestikku. Siin madalas vees on neist suur parm. Nad on tegelikult selle puu all maskeerunud. Me hakkame nüüd. Valmis! Seal nad on. Vaadake siia, kutid. Meil on siin hull loom. Näeb välja nagu suur madu. Ma kavatsen selle kinni püüda. See lihtsalt ei tundu õige. Vaata seda, seda! See on kuidagi kleepuv. See ei tundu hea. Ma ei tea, kas ma peaksin seda puudutama. Kui ma seda puudutan, kutid, siis see tundub peaaegu nagu liim selle pealispinnal. Nii imelik. See on nagu püüton. See liigub mu kätes ja on nii kleepuv. Issand jumal, kutid, vaadake selle nägu, sellel on päriselt kombitsad. See näeb välja nagu tullukas. Mis? Ei, see tuleb minu poole. Ei. Vaadake, kui veider see asi on.
Vaadake, kuidas see välja tuleb. Valmis! See on nii veider! Olgu, jätame selle rahule. Tullukad on olemas! See on hullumeelne. Mitte mingil juhul ma ei söö seda asja. Lähme edasi. Vaatame, mida veel leiame. Nendes mangroovides siin on mõned snäprid. Nii raske on neid kätte saada. Nad lihtsalt liiguvad nende mangroovide vahel. Vaata, tee seda just siin! Suur tärpentiini! Tärpentiin! Seal sees oli teos. Me oleksime võinud selle ära süüa. Tead, kes neid söövad? Krabid. See on hea märk. Terve hunnik erakrabisid. Vaata seda väikest kutti. Issand, see on hullumeelne. Kõik, kuidas me seda väikest kutti kutsume, andke kommentaarides teada. Wuhuu! Milline väike relv! Laseme oma väikese sõbra lahti. Vaata teda! Nii! Olgu, kutid, vaadake seda! Siin on meil krabi. Vaadake seda. Ta ei saa arugi, et ma siin olen. Vaadake, kui ma teda ei puutu, siis ta ei saa arugi, et ma siin olen. Ta istub otse all. Nüüd, parim asi selle juures on see, et ots on metallist, kutid, nii et sa saad seda tegelikult kasutada ja lihtsalt koputada. Ja siis ma näitan teile, kuidas see asi välja tuleb. Ta on minu jumal sõber. Seal ta on. Vaata teda! See on hullumeelne mees. Vaata selle krabi värve. Proovime, tee temast pilt või võtame ta välja. Vaata seda! Vuhuu! Olgu, tule nüüd, tule nüüd, tule nüüd, tule nüüd, tule nüüd! Tule nüüd! Mine edasi! Mine edasi! Siin on! Vaata seda väikest kutti siin! Vau! Vaata, kui ilus see väike krabi on! See on väike isane! Näed, ta on täiesti laienenud! Just see seal! See on väga hea märk! Seda me otsimegi! Ainult üks! Võib-olla 40 korda selle kuti suurune! Laseme ta lahti! Viska ta otse siia tagasi alla! Me jätkame otsimist. Loodetavasti leiame suurema. Lähme. Siin on meil tohutu krabiurg. Tundub, et urg läheb siit tagasi. Vaatame üle. Paneme lihtsalt käe sinna sisse. See on tegelikult üsna madal. See ongi selle tagumine osa seal. Ei! Olgu, seal polnud midagi. See oli tegelikult üsna madal. Aga see, et siin ümbruses on augud, on hea märk. Ma arvan, liigume edasi. Ma märkasin just ühte krabi. Vaata siia sisse. Ma ei tea isegi, kas me suudame selle tüübi kätte saada, aga me proovime siiski. Ma lähen palja käsi sisse. Loodetavasti ta ei saa mind kätte. Issand, ta on end siia täitsa kinni kiilunud, kutid. Ma pean sinna sisse minema ja ta välja tõmbama. Ta ilmselt üritab mind siit kätte saada. Jah, sain ta kätte. Oh. Jah, sain ta kätte. Sain selle. Okei, sain ta kätte. Hästi. Oh. Vaata seda seal. Oh. Me saime ta kätte. Ilus isane, väike krabi. Ma ähin ja puhin. Me pidime selle kuti nimel vaeva nägema. Aga see pole ikka veel see koletis, mida me otsime. Meil on vaja midagi suuremat kui see. See kutt on ilmselt alles teismeline. Tal on meil mõned aastad aega, enne kui temast saab see suur isane, kes siin valitseb. Nii et kuigi me ilmselt veetsime tubli tunni, püüdes seda asja välja saada, me laseme ta ikkagi vabaks. Paneme ta tagasi sinna, kus ta peidus oli. Ta oli seal heas kohas. Selle krabi nimel pidin ma vaeva nägema. Vaata seda, või veritseb päris palju. Lõikasin end Austri karbide peal lahti, kui proovisin teda välja tõmmata. Vaata mu selja taha. Vesi on nii palju ära voolanud, kuna me läksime natuke varem jahti pidama. On aeg hakata kõndima. Kontrollime need söödad üle. Hoiame pöialt. Suur koer tuli seda uurima. Lähme. Kuramus! Kõrge vee ajal on see täiesti vee all. See püsib ikka veel kinni. Siin pole midagi. Käin piirkonna veel läbi igaks juhuks, kui krabid madala vee ajal lihtsalt peitu pugesid. Nagu näha, siin ta peidakski end kõigi nende okste all.
ei, sööt number 1, ebaõnnestus. Issand jumal. See ei ole hea märk, lihtsalt liigu edasi. Pean teise ka üle vaatama. Lähme, poisid. Hei! Ei paista, et siin ümberringi eriti midagi oleks. Vaadake seda, siit on tükk kalast puudu. Ma igaks juhuks vaatan veel ringi, kutid. Vaadake seda, kas te näete seda, kutid? Me oleme ühe siia meelitanud, kutid. Ta pidi just siin seda sööma. Ja siis ta lihtsalt puges siia üles. Ja vaadake seda. Ta murdis natuke kala ära. Pidi seda sööma. Ma arvan, et me saame selle tüübi peal oda kasutada. Ta tasub kindlasti alles jätta. Ta lasi selle maha. Ta võttis seal kohe kaitseasendi sisse. Jah, ta teab, et ma olen siin. Ma võtan selle oda. Ma kavatsen selle otse temast läbi lüüa. Olgu, valmis! 3, 2, 1. Ei. Jah, me saime ta kätte! Me saime ta kätte! Me saime ta kätte! Me saime ta kätte! Vaata seda, mees! Issand jumal, kutid! See on tõeline hiigelkrabi! Meil on endal mangroovisüsteemi elukas! Vaadake seda! Ma torkasin oda otse läbi tema! See töötas, mees! Me meelitasime ta sööda abil sisse ja sellest saab meie toit! See odalöök tappis ta kohe, kutid! Aga vaadake seda sõrga! Vaadake seda võrreldes minu käega. Nende kesknärvisüsteem jookseb otse läbi keha, kutid. Nii et kohe, kui me oda temast läbi panime, ei tundnud ta mingit valu. Just nii me seda teeme. Ole nagu valgus, kallis. Sellest saab toit. Lähme. Paneme selle siia. Kurradi kraabi puu otsas. Ma arvan, et te pole seda varem näinud. Me ehitame sellele rannale lõkkeplatsi. Lähme. Paneme alla hunniku süüdet. Ma lihtsalt topin selle sinna sisse. Meil on tohutu hunnik oksi. Paneme selle põlema. Jaa. Pean kindlaks tegema, et see jääks kütust saama. Oh, sa püha taevas. Me oleme selle nimel 100% vaeva näinud. Aga kutid, see video on olnud hullumeelne. See näitab tõesti, mis võib juhtuda, kui sul on natuke hoogu sees. Esimesel päeval nägite, et me püüdsime natuke kala, mis andis meile veidi jõudu juurde. Ja sealt edasi suutsime kasutada iga viimast kui tükki sellest kalast, et lihtsalt edasi minna. Ja selle väljakutse jooksul aina rohkem ja rohkem toitu saada. Ja meil vedas, et saime selle hiiglasliku krabi kätte. Me hakkame kohe sellel lõkkel süüa tegema. Ma tõesti armastan teid, kutid. Ja kui ta pole veel valmis, siis tellige kanal. Kindlasti vajutage seda tellimisnuppu. Ma tõesti armastan neid videoid teie jaoks teha. Ja mind praetakse praegu korralikult. Võtame oma krabi. Vaadake seda pöörast elukat siin. Olgu, paneme selle tulele. Lähme! See on ausalt öeldes nii metsik, kui üldse olla saab. Vaata seda, krabi on juba pannil. See asi liigub sõna otseses mõttes veel. Need on tema närvid. Ta on täiesti surnud. Ma ei suuda seda uskuda. Täna oli meil natuke õnne. Te nägite, et leidsime mõned väikesed, aga seda suurt hiiglast me ei leidnud. See oli esimene kord, kutid, kui ma seda meetodit proovisin. Püüdsin kala, sidusin selle puu külge, ootasin, kuni mõõn ära läheb ja siis vaatasin, kas seal on krabi. Ja see töötas, ausalt. Meil on see tehtud. Kõik, minge ja kirjutage kommentaaridesse. Seal käib juba arutelu. Ma armastan teid, kutid. Me keerame ta nüüd ümber, kutid. Ja siis peaks ta peaaegu valmis olema. Vaadake, kui hull see taust siin on. Meil on palmipuud, päike loojub horisondi taha. Hiiglaslik mudakrabi küpseb grillil. Ausalt, sellepärast me seda teemegi, kallis. Vaata, kuidas ta seal küpseb. Issand jumal, ma võtan ta nüüd maha. Vaata seda. Meil on olnud üks kõige pöörasemaid päevi, mida sa näinud oled. Oleme viimased päevad olnud nagu korilased. Lõpuks saime endale selle hiiglase kätte. Vaata seda asja siin.
ma ei jõua ära oodata, et selle südamiku kallale asuda. Me võtame ta kohe lahti. Vaata seda liha, mis sealt välja tuleb. Kas sa teed nalja? Jõuame kohe põhiosa juurde. Vaata seda kuradi maius palamees. See on nii mahlane. Vaata kõiki neid mahlu. Just see on see pulgakomm, mida me tahame. Võtame selle alla. Issand, see on tõesti nii mahlane. See peab olema üks parimaid mereande. Suitsune, maitsev. Issand. Vaata seda. Ausalt öeldes on see parim pulgakomm üldse. Ma armastan teid kõiki väga. Näeme teid järgmises pöörases videos. Rohkem videoid on siin. Näeme siis. Šihuu!